sõitmine iseenesest ei ole keeruline, küll võib natukene ära ehmatada see kiirus alguses. Kes veepealse purjetamisega kursis on, see suures laastus käib samamoodi, ainult ühe väikse erinevusega, et kuna see paat sõidab nii kiiresti, siis põhimõtteliselt sa sõidad ka alla tuult niimoodi, et sa tunned, et tuul puhuks nagu sulle vastu, kuna sa sõidad tuulest kiiremini. See on natukene alguses raske aru saada, aga niimoodi see asi toimib. Juhtimine käib väga lihtsalt ainult selle rollpinni kaudu ja siit käib ülekanne ja selle rooli vardaga siis keerad seda esimest uistu niimoodi. Ja selle pikkus on tavaliselt reguleeritav nüüd, et sa saad siin keres sees vastavalt tuule tugevusele ennast ise liigutada ette ja tahapoole nii nagu vaja on selle kaalu jaotuse jaoks. Noh, ma olen siin kuulnud igasugused numbreid, ise ma olen sõitnud sinna 100 külje alla, 95 juures. No see on see, kuidas öelda, see GPS taskus niisugune hetkekiirus nagu. Et kui niisuguse pikema lõigu peale, siis ma arvan, et 100 siiski on reaalne. Küll aga see tahab teatud tingimusi, et ikka jää oleks nagu sile ja kõva ja tuult ka piisavalt, et see päris iga kord see ei õnnestu.